Harkujärve kaldal Tallinna linnas, siin selles väikses majas tehakse maailmatasemel mootorisporti. Äsja tulid mehed tagasi just maailmameistri tiitliga ja maailmameistri võistluste 3. koha tiitliga. Lähme vaatame, mis mehed need on ja mis asja nad siin ajavad. Aktuaalse kaamera uudistes öeldi 3 lausega. Eesti mehed käisid Saksamaal mootorpaatidel sõitmas ja saavutasid häid tulemusi. Aga räägiks nüüd asjast lähemalt, et sellest 3 lausest Eesti inimene väga palju targemaks ei saanud. Alustame siis sellest, et olid 2008. aasta maailmameistrivõistluse etapid vormel 500, kus me ka kolmekesti osalesime 100% ja lõppkokkuvõttes isegi väga hästi tuli meil välja see, et 3 eestlast ja kolmekesti 10 sisse. No kindlasti küüniline inimene küsiks täna, et ahah, et saite 10 sisse, et kas siis 10 võistlejat oligi kohal? 11 oli. Ei, nalja teen, 18 oli. Aga see on juba päris piisav juba, et viimaste aastate maailma tipud olid kõik väljas. Kas võib öelda, et see oli teie senini parim võistlus, mis nüüd Saksamaal oli? Otse loomulikult. Pole sihukest medalit veel kaelas olnud, nii suure tiitlivõistluse medalit. On olnud siin Millenniumi Cupi teine koht, aga see võrreldes maailmameistrivõistlusega on üks teine tera. Kuidas üldises edetabelis siis kohad jäid meestel? Mina sain kokkuvõttes 3. koha. Ahto sai 6. koha või 8. koha ja Tarmo sai 10. koha. Kaua sa oled paatidega tegelenud? Ma ei julge öeldagi, aga ma olen, see aasta oli 30. aasta. 30. aasta? 30. aasta. Sa ei näe üldse nii vana välja? No loomulikult. Kas sa sündisid paadis? Sa mõtled selle järgi? Tundub küll, jah. Palju sinul on nüüd juba turjal? Jah, ütleme niimoodi, et alustasin ka 8-aastaselt. Nagu ikka siin kõik vennad ja isa veel oli treener ja ikka sai käidud juba, ma arvan, et vist 4-aastaselt saati võistlustel juba kaasas. Et siis 8-aastaselt sai alustatud, et jah. Aritmeetikaga on meil täna raske, aga palju on seda? 26 aastat. No mina siit pundis niisugune uus tulnuk, et ainult 8 aastat on nagu ette näidatud seda staaži, aga et lapsepõlves sai korra nagu proovitud, aga ei hakanud asi jooksma niimoodi, et vanas heast sai nagu comeback tehtud. On see spordiala nagu puhas hobi või seondub sellega kuidagi pidi mingi äri või töö? Minu jaoks on see töö ja hobi ja kõik asjad koos. Et kui keegi küsiks, kas sina oled õnnelik inimene, sa vastaksid ei. Sest sul ei ole hobisid. Ei, kindlasti olen. On hobi ikka. Siiamaani on hobi. Ta on väga aega nõudev, väga kallis hobi, aga malet ka ei tahaks mängida. Mina viskasin oma vormelid nurka ja ütlesin, et nii, nüüd mina tahan surra vee peal, et kui palju ma peaksin varuma siis selleks esimeseks etapiks raha, et saada nagu hakata pihta selle spordialaga? Sõltub sinu ambitsioonikusest, kas sa tahad kohe esiotsa kohe surma saada, jah? Kohe suurem saada, siis sa pead ikka 200–300 000 tulema, et midagi teha pole. Enne me ei saa surma? Ei, surma saamises pole asi, aga lihtsalt tipparustus võib öelda on kuskil 300 000, 400 000. See on vesivormel, nagu ma aru sain? Katamaraan. See on katamaraan. Et need 3 paati on selles mõttes identsed, nende monokokid on pärit ühest vormist. Need on kõik tehtud siin selles samas, ma tahaks öelda küünis, aga selles töökojas. Ahto, räägi nüüd lähemalt, kuidas sa neid tegid? Nende erinevus on tegelikult ka ikka tuntav, et nad ei ole kõik samasugused, kuigi nad põhimõtteliselt näevad välja samasugused. See keskmine see monokokk või kokpit nii-öelda, kus kohas sees istutakse turvakokpit, mis siis kaitseb igasuguste avariide puhul igast asjade eest. See on küll jah kõigil sama, aga kõigil kered on ka teatud erinevustega. Siin sellel paadil on kere on puhtast süsinikust ja vahust ja kõikidest maailma kõige kallimatest ja kuulsamatest materjalidest, mis üldse olemas on minu arust. Kas tehase tiimid ei tulnud pärast võidusõitu boksi ja ei ütelnud, et mehed, mis see maksab? Me võtame selle endale kaasa. Lipitsevad küll, jah. Aga
vaata, siis see asi läheb sellest hobist ümber mingiks businessiks ja see enam ei ole endale lõbus. Parem on teha paar väga head kui 20 keskpärast. Et selle paadi valmistamiseks kulus eelmine talv. Trimminupud ja tuuride allalaskmisnupud, tahomeetrid, trimmianduri, siin on igaks juhuks veel mehaaniline andur, et all on veel 2 pedaali, mis ühega annad gaasi ja teisega liigutad summuteid edasi-tagasi. Muidu nagu pole midagi, turvavööd ja nii nagu ikka, et noh, see on muidugi tugev asi, et see on niisugune, peaks vastu pidama väga suurele löögile. Kuiv siin sees ei ole olnud? Ei ole. Kogu aeg on märk? Kuigi klaas on ees, kui ei tule teiste sammastest vett või enda sambast, siis higistad nii palju, et ikka on märk kõik. Oota, aga üks paat läks teil ju lendu ka? Täiskiirusel 360 siis üle pea, mitte siis külje peale, nagu autoga saab teha. Mis see täiskiirus teil on üldse? Kui räägime, et on kihvt asi, aga... Sel hetkel oli kuskil 160 kilomeetri tunnis kanti, natuke peale. Seda on ikka päris palju. Veepeal tõsi on, jah. Et eks väiksed juhtimisvead ja ebaõnnestunud tuulesuund ja see tegi selle asja ära. Millega siin siis tegu on? Mis mootor see selline on? Ütleme niimoodi, et kõige kaasaegsem F500 mootor, 4-silindriline boksermootor, 500 kuubikuline kokku. See on spetsiaalselt ehitatud paadi jaoks? See on spetsiaalne paadi võistlusmootor. Ja sa enne vist mainisid ka, et need on tegelikult 2 valmistajat, kes neid... Jah, üks on VRP, nii-öelda itaallane, ja teine on GRM, mis on samamoodi itaallane, aga on nagu teistsugune natukene. See töötab siis metanooli peal? Jah, metanooli ja Castori segu. Et kas 20 liitrit metanooli, 1 liiter Castor õli. Kindlasti... Suguse seguga ta edasi liigub. Ja nagu me juba kuulsime, ta liigub mitte aeglaselt. Kuidas seda nüüd siis pööratakse, seda paati? Ma saan aru, et see mootor ise pöördub siin kuidagi. Mootor ise pöördub paadi suhtes. Sellest on juba piisav, et teha... Talle eraldi tüüri, kui sellist ei ole. 360 pööret, mida ma ei tahaks teha. Sellepärast, et 106-70 pealt 360 ei ole kõige parem tunne muidugi, aga 90 kraadi ei ole hullu. Meie vaatajad Kükametsast kindlasti küsiksid, et kui palju siia tegelikult seda metanooli siis mingisuguse ühe sõidu peale kulub? No üks sõit kestab, mis ta siis kestab, umbes 6-7 minutit. Ja metanooli läheb 22 liitrit umbes sinna kanti. Kus on kõige kaugem koht, kus te ära olete käinud nendega? Eks ta vist see aasta ikkagi see Itaalia Auronza on. Dolomiitide vahel mägi järvekese peal oli väga ilus elamus. Aga on teil mingisugust riigi tuge kui sellist kunagi nähtud? Ei, on nähtud ikka vist. Linna poolt isegi on nähtud, kui kultuurkapitali poolt on siin saadud preemiaid, aga need on muidugi võrreldes teiste maailmameistrid võistluste tiitlitega on need kordades väiksemad numbrid on. Paarikümne 000 krooni ligi on tulnud vist maailmameistri tiitli näol. On ta siis nii, et sa keerad kraani lahti, metanool jookseb ja sa ei pea nagu selles mõttes teda järgi laskma või on nii, et sa sõidad mingi kiiruseni ja siis hoiad seda kiirust ise või? Ei, see oleneb vastavalt ilmastiku oludele. Ikka loomulikult ikkagi täisgaasiga tuleb sõita. Kuna siin mootoril isegi valmistajapoolne väga konkreetne soovitus on, et kas gaas maas või gaas põhjas. Poole gaasiga sõita ei tohi, sellepärast et 2 sekundi pärast jookseb mootor kokku. Siis. See on küll hea mootor. Teile siis põhimõtteliselt nagu on ja pole. Et nii kui tuleb kurvi hakata keerama, lased kohe laks maha ja... Mis kiirus teil ta muidu veel keerab? Või selles mõttes, et kui te võtate mingid suuri poogneid seal, et siis ütleme, et 160 on see lõppkiirus. Ikka pealt 100 keerame ka. 100 kanti. Lähen panen vee peale muidugi. Kaks sõit.